salvestame. Tervist, tervist, Aleksis, kuidas läheb? Hästi läheb, toredalt, midagi muutub. Nii Eh, huvitavaks elu muutub ja Kas see muutub ainult sinu isiklikus elus või siis üldse klientidega seoses või üldse see õhkkond, sagedus, mida sa selle all mõtled? tead sa, kõik see on kokku, kuidagi kõik see, tead sa, ja ma vahest isegi taipan, et minus endas on käimas mingid protsessid, mida ma kirjeldada ei saa. aga ma tunnen neid nagu, et tõesti miski toimub. ja siis on huvitav, tead sa, ma ütlen endale, no las toimub, et vaatame, mis siis nüüd tuleb edasi, on järgmiseks. aga nii palju, kui mulle sõbranna, kes on, mäletan, ma rääkisin, et ta on astroloog, ta ütles, et uraan on kuskile 7 aastat nagu liikumas, aga see on hästi ettearvamatu planeet ja tema mõju sa ei tea kunagi, onju. ja Mm. ma sain teada tema käest, et mul on see uraan nüüd tead suhete, inimeste ja tead kõik, mis tead koostöö ja mingisugune tead selline, see tuleb hästi huvitav, peaks no huvitav periood tulema, sellepärast et see oli mul kuidagi kõik kaugele. nüüd ma vaatan, ma näen, et inimesed on tänu ka sinule on minu ellu hakanud tagasi tulema ja meie podcast'id ikka mõjutasid ja inimesed ikka küsivad ja tulevad mu poole ja küsimustega. ja noh, aga vaata, siin on ka mulle valja selline kutse, et ma taas ei langeks sinna päästja seisundisse ja et ma kuidagi natuke rohkem kontrollin ja vaatan nüüd, et ma ei kuku jälle kõiki päästma. Järelikult sul on siis elus olnud etappe, kui sa oled päästnud Ja. inimesi. Kas sa oled ka tajunud sellist ohvriseisundit, et sa võib-olla süüdistad ennast, et sa ei jõua päästa nii palju, Oh kui sa tahad? issand, seda oli nii palju minu elus, tead, et ma hästi kaua võttis aega mul sellest välja minna, vaata, Mhm, hakata asju kuidagi teisest küljest nägema ja hindama, väärtustama ennast rohkem. vaata, mhm, iseendale olema tänulik, näha ka ennast, märgata ka ennast, need olid esimesed sammud tegelikult ja enesemärkamisest, vaata, sellepärast ohvriseisundis on tead sa ka mingisugune tulu ikka, igas seisundis on olemas mingi tulu, onju. aga tulu on selles, et ma saan ennast taletseda, vaata, läbi ohvriseisundi ma saan hästi toredasti teisi inimesi manipuleerida. mina ei ole see, kes vaata, 2 koera, üks on pealt ja teine on alt, on ju. ohver ei ole kunagi koer alt, ta on see koer, kes on pealt, on ju, ja tema juhib. ah, saad sa aru? ja, ja ja. seda tuleb mõista ja kõiki neid mustreid hakata lihtsalt kainelt nagu lõpetama. Mm. et, Mhm. et nüüd sa oled juba vanuse poolest jõudnud sinna ikka, kus sa nüüd oled rohkem hakanud ennast austama, rohkem ennast armastama. absoluutselt ja. Et milline see vanuse poolest, vaata nüüd meil läheb jutt hoopis teistsuguseks kui see, mis me siin alguses kokku mõtlesime, küll me jõuame tuumani ka. ja. Et aga mis vanuses sa tundsid seda, no ütleme, kas see oli 35, oli see 45, võib-olla ei, 55, et see siis, oli jah. kuskil alles 55 vist ilmselt. Mm, ega see ei olnud nii vara, et mhm, et ma sain nagu välja tulla, sellepärast oma vaimse kasvuga, oma vaimse arenguga ma ikka, no vaata, nagu tead sa, nagu konservipurgi tegin lahti, täpselt sama mina tegin ennast lahti ja hakkasin sealt sobrama. seda. Ja. No me oleme need 16, vaata päeval sündinud, ega me ei lõpeta ka, me kogu aeg sobrame selle, sobrame. Jälle tuleb midagi uut ja nii nagu sa ütlesid ka vaata, et sa kasvasid välja mingid teatud vaimsetest nendest ringidest ja karmadest ja asjadest. me vist eelmine kord minu meelest veitsa rääkisime sellest. ja. et nüüd praegusel hetkel, kui vana sa oled praegu? 60 saan see aasta. On see palju või vähe? see minu jaoks, tead sa, sisemiselt mulle see ei mõju mitte, kui see on ainult tead mingisugune number, mida ma vahest pean kuskil kirjutama üles, on ju, jah. et kui vana ma olen, aga tegelikult sisemiselt me Mhm. oleme alati siin ja praegu, on ju, täna. ja jah. see, mis oli minu kunagi võib-olla juhtunud, aga see oli ka eile või mitte eile isegi, aga see oli ka täna. saad Mhm. sa, selles ongi see kõige point, et me sees oleme kogu aeg noored. jah. samas meil on kõikidel hinged noored.
aga noh, keha ikka vaata. No kuna vot selline on meil energia, et niimoodi meil siin elu käib, midagi sünnib ja siis kunagi lõpetab oma elu, onju. Mm. Kõik asjad on, kõikide asjadega on niimoodi. majadega, autodega, ma ei tea, mitte ainult inimesed, puudega äh,, seal loodusega, kõik ju niimoodi toimub, onju. kasvab, sureb, noh, see on protsess. Kuule, aga siin selline üks küsimus, see võib-olla Mhm. küsimus nüüd tuleb sellest, et võib-olla sa oled kunagi nende teemadega kokku puutunud, aga minul tihtipeale küsitakse selliseid asju, et kui näiteks suguvõsas ütleme, vanaema, vanaema või vana-vanaema sureb ära ja samal ajal samas suguvõsas sünnib laps, kui suur Mhm. tõenäosus on, et selle siis see, kes nüüd lahkus siit elust, et tema hing läheb sinna vastsündinud sugulase sisse? hästi suur tõenäolisus, nii võibki olla, vaata see suguvõsa on nagu kogukond on ju. Ma ei tea, millistel, see on kõige kiirem, tead sa, viis nagu edasi minna oma eluga, on ju. ja sa said uue keha ja siis nagu hing, kui pole veel lahendatud mingisugused asjad või on suured mingisugused sellised ülesanded, mis on hing, ta võib sündida ja siiasamasse sellesse samasse suguvõsasse taas. Mhm. jah mm -hmm. Et lahkunud vanaema või vanaisa võivad kiiresti no nagu sündida kuskil sinu ümbruses. No nii, näete, nüüd te saite kohe vastuse selle kohta, kes küsis, mulle alles hiljuti küsiti, nii et jah. Siis järgmine küsimus, minult on jälle küsitud, aga sa ikka kauem siin elanud siin maapalli peal ja tegelenud nende vaimsete teemadega. Et mis sinu jaoks on karma, mida see tähendab? tead sa, ma ei teagi, mis sulle kohe vastata, sellepärast et minu jaoks on karma, vaata, sa võtad ühe õuna, onju, nii. paned selle paki sisse ja saadad endale. võtad lahti, aga seal on, tont teab juba. õun võib olla sama, õun võib olla juba mälenenud ja õun võib olla, ma ei tea, juba täitsa hävinud seal karbis. see on kõik sinu loodud, vaata. Mhm. see õun esialgne oli juba, tead sa, kus sa tead, oli see hea, võib-olla sees ta oli mädanenud ja siis ta hakkas lagunema ja mädanema. vaata, minu jaoks on see on põhjus ja seadus no, nagu seadus on ju kosmiline seadus, sellepärast et kõik, mida sa külvad, on ju, sa pärast saad nagu kätte, aga tead, kõik see on praegu muutumas ja praktiliselt karmaseadus on ka kuidagi energeetiliselt või kosmiliselt muutunud, ei tea. nüüd on nii, et mida sa tunned, seda sa lood, onju. mida sa endast kiirgad, seda sa lood. eks see on ka abi, aga siin on nagu tähendus natuke muutunud võib-olla onju, see on läinud kuidagi sügav, aga kõik jälle viitab sellele, mida sa lood, seda sa saad ja kogu lugu onju ja kogu lugu. nii huvitav on näiteks selline asi, et osadel juhtudel on inimesed rääkinud ka seda, et ma olen ju nii heatahtlik, ma ju teen kõike ja tõepoolest ongi väga hea südamlik, aga kogu aeg tuleb nagu pasarahe peale. mida sa sellises suhtes nagu ütleksid inimesele näiteks? mina muidugi. sellepärast, et ta ise elab selles pasarahas. no ta ise loob kogu aeg endale mingisugust, no need on vot sellest teemast, mis me täna tahtsime rääkida, hirmudest on ju, ärevusest. see on see, et inimene ise elab selles, mida ta kogu aeg endale, aga ta on nii harjunud sellega, et ta ei taha seda muuta. ta ei näe seda, ta mõtlebki, et selline maailm ongi, et niimoodi peabki toimetama ja tead sa, ta on tegelikult ju sellega mõelnud välja endale väljaelamise viisi. vot kui ma käitun nii, siis ma ei sure ega jää haigeks. see on, tead, see on mingi eneseõigustus, tead sa. ja. ja ma olengi nii hea, aga miks ma sellises, aga sellepärast, et sa ise oma mõtetega, oma tunnetega kiirgad ja lood seda igapäevaselt. aga inimene ja vast ei märka, lihtsalt on harjunud sellega. ja vaata, siit ongi ja sujuvalt minna selle teema juurde, mis me tahtsime täna rääkida, et ärevus ja depressioon ja kõik asjad, okei, seda on nüüd tõesti hästi palju, mina olen ise ka seda meelt,
no tegelikult üks juhtum täitsa minu elust ja sa saad ka siia rääkida, kui on endal selline olnud ja teie, kes te kõik kuulate, ka kommenteerige siia alla. kui esimesed signaalid tulid sellest koroonast ja siis ma mäletan tol aeg veel mul meeldis väga scroll ida telefonis, nüüd ma enam ei tee seda, nii et mõned, kes saadavad sõbrakutseid, siis ärge arvake, et ma kohe vastan. ma isegi vahest telefoni üldse ei näpi päeva aja jooksul. Aga siis ma scroll isin ja saad aru, ma jäin haigeks, ma jäin hästi kähku haigeks. See oli see hirmuhaigus ja ma mäletan, et see ei olnud, ma elan Soomes on ju, et meil ei olnud Soomes üldse see veel aktiivne, ainult räägiti, et see on kuskil, noh, kuskil kaugel. Ja mul tuli selline, noh, kõik need sümptomid, mis on koroona omal, eks ju. ja ma mõtlesin, et kuidas see võimalik on. Nüüd ma saan väga hästi aru. Ma nii kiiresti energeetiliselt lõin endale selle haiguse, sest ma kartsin. Hirmul on suured sirmad, nagu öeldakse. on Ärevus, küll. depressioon, jube hirm selle pärast, kui lapsed lähevad kooli, mis nüüd saab, on ju, ja ta. Ehk siis seesama teema nüüd, mis mina siis kogesin, nüüd ma juba teadlikult ei lase üldse mingeid hirme lähedale, välja arvatud enda alandamine aeg-ajalt, siis kui ma ei saa hakkama mingi asjaga. et ega see läheb ka kähku üle, aga räägi, mis siin õhus on praegu eriti aktiivselt üleval ja kuidas inimesed käituvad, kuidas nad peegelduvad, millega su poole pöörduvad, kuidas sa aitad? Nii, tead sa, alustame sellest, et maailmas on 90, kogu inimkonnast on 90% neurootikuid, kes elab hirmudega, foobiatega, mingi enda seal luukeredega kapis ja vaata kõike. No ei ole täitsa, tead sa, et sa täitsa psüühiliselt terve inimene. Igalühel on mingi foobia, ma ei tea, mul on näiteks lennufoobia, mina kardan kõrgust. See tähendab, et ma kardan kõike, mida ma ei saa kontrollida, on ju. Ma ei saa usse kontrollida, ma ei saa seal ämblikuid kontrollida, on ju. Ma ei saa kontrollida sügavust kontrollida ja no pimedust, vaata, mul tegelikult need sellised inimesed, kes ei saa kontrollida seda, mida ma ei saa kontrollida, on ju. Me kardame, paljud kardavad ka pimedust, sellepärast et no ka ei saa kontrollida. Aga tead sa, aga vaata, aga tegelikult need hirmud formeeruvad lastel, on ju. Ja tead, miks nad formeeruvad? Nad formeeruvad sellepärast, et võimalik, et olid mingid rasked suhted vanematega, vaata, võib-olla agressiivsed olid vanemad, on ju. Ja võib-olla rääkisid, teab mida, et kui mina poleks rase sinuga, siis ma oleks õnnelik, on ju. Ja isa veel räägib, et kui sina sündisid, kõik läks halvasti, on ju. Ja loomulikult lastel hakkab formeeruma, vaata, 10 aastaks laps saab aru, et inimesed surevad, et vanemad võivad surra, vaata, see tekib see surmahirm, on ju. Ja vaata, väga hea, kui toetatakse teda, räägitakse talle asjad selgeks, on ju, et kuidas need asjad käivad. Aga seda vahest ei toimu ja eks laps hakkab ja vaata, kui ärevad vanemad, kui on ärevad vanemad kõrval, siis on ka laps kasvanud selles maailmas. Ma tean sellepärast, et minu ema kogu aeg rääkis, et ära käi õhtul jalutamas. Iga põõsa taga istub maniak, kes ootab sind. mis sa räägid? ainult sind ootasid kõik, jah? ja vaata, siis kui ma olin 15 vist 16, hakkas selliseid jutte nagu rääkima. Aga nüüd ma saan aru, et ta ise terve oma elu elas ärevusest. Aga tead, kust see tuli? See tuli sealt sõjaaeg, vaata, revolutsiooniaeg, sõjaaeg. Vaata, tervetele põlvkondadele on sisestatud hirmu, on ju. Ja nad õppisid ennast kaitsma sõja eest, katastroofide eest, ma ei tea, teiste inimeste eest, kõikide. Ja nad pidid kogu aeg kogema seda, et nad midagi kardavad. Midagi neid ohustab. Aga see läks meile üle ja me loomulikult anname kuidagi. Aga jumal tänatud, meie lapsed praegu targemad kuulavad. Nad ütlevad, stopp. Teeme selgeks, selle asja teeme selgeks, on ju. Ja kõik on tegelikult, noh, et nemad pole enam nii, kui meie põlvkond, on ju. Ja tead sa, üldiselt ma tahaksin teadmist rääkida, mitte sellest, kus tuleb see ära, füüsilisel tasandil, ma võin sulle rääkida.
kust see ärevus tulnud. Siin tuleb arvestada, ma ei ole muidugi see arst on ju, aga ma natuke võin seletada midagi. Esimene on see, vaata, et ärevuses olev inimene, vaata, temal on ju ka seedimise probleemid. Ma ei võta teemaid vastu, ma kogu aeg kardan, ma ei oska seedida neid probleeme, ma elan nendes probleemides ja see muutub mingiks minu elu osaks. Ja seega esimene, kui sa tahad oma ärevuse lahti saada, siis tuleb tegeleda oma soolestikuga. Vaata, mida sa sööd, vaata, mida sa jood, kas sa tihti käid, kas sa tihti tegeled enda liikumisega, oma kehaga, kui tihti sa pöörad tähelepanu. Vaata, vahest on niimoodi, et kui ärevus tuleb, siis kõik visatakse kohe seal, on ju. See muutub kõik ju harjumuseks, on ju. Ja annab selle ja üldse magusa söömine annab rahutunde sees, sellepärast inimesed vaata hakkavad magusat sööma. Ja tegele soolestikuga. Ja esimene, mis sind hoiab sinu soolestikku, see on hea probiootikum, leias endale. Siis fermenteeritud, vaata, nagu korealased teevad, fermenteerivad neid kimchi'd. Kimchi on hea tuntud asi. Nad fermenteerivad igasuguseid kapseid, ma ei tea, kurke seal, igasuguseid. Et söö ka neid, on ju. Ja siis kolmas on kefiir. Kefiir. No soovitatakse ärevuse puhul ka kefiiri, sellepärast et soolestik on. Seega jälgi soolestik. Teine asi on füüsiliste, on sinu aju, on ju. Vaata, sul on siin selgroos esimene ja teine lüli kohe, vaata. Ja läbi nende lähevad sinna ajusse, vaata, veresooned on ju, mis on. Seega, kui sul puudub hapnikut, siis kohe tuleb ärevuse. Võib-olla see ei olegi mingit põhjus, aga ärevus tuleb sellepärast, et siin on kõik kinni, on ju. Seega, mida sa saad teha? Vaata, kui sa tunned, et ärevus on tulemas, sa saad kindlasti kohe valulikult masseeri oma kõrvu. See on esimene. Masseeri siit. Siis masseeri oma kaela, on ju, lihtsalt niimoodi õõruna ühe masseeri ja mida? Siit õlad, koputa need õlad ja natuke käed siit niimoodi, aga tee neid asju kauemalt. Ma näitasin sulle, mida sa võiksid teha, on ju. Teiseks on, tead sa, kui ärevus tuleb, vaata, järsku mida tehakse? On ju, see on tegelikult, ja see ei ole ju niisama. See ei ole sinu kehareaktsioon niisama. Sellepärast, et kui ärevus näiteks sul tuleb, teevad niimoodi, et sinna auku oleks sul rusikas, hingad ja hästi tihti ja sügavalt hingad läbi nina ja puhu välja läbi. Siis nüüd vastupidi, puhud läbi sisse läbi selle augu, on ju, siit rusika augu ja hingad välja läbi nina, on ju. Koer arvas, et mulle midagi viga, vaata, ta tuli kohe mulle appi. Ja need on head sellised harjutused, on ju, kuidas kiiresti, kõige kiiremini näiteks, kui sa lendad lennukis, näiteks, sa lendad lennukis ja tuli turbulents ja täpselt raputab, sa ei saa seda asja olukorda kontrollida, on ju. Okei, hakka endaga kohe häälega rääkima. Nii, ma istun praegu lennukis, on ju. Mind raputab, ma ei tea, mis sellest välja tuleb, aga kui kõik on hästi, siis me ilusti lendame edasi. Kui kukub, no siis kukub vette, mina ujun välja ja kõik on minuga hästi. Hakka rääkima sellest, et sellepärast, et vaata, kui sul on paanikahood, sul on seal tead sa igavene kaos sees. Aga kui sa hakkad rääkima, sa hakkad seda struktureerima, vaata, siis on ajule selgem, mida sa teed, kuidas sa teed. Ja need on sellised asjad, mis võivad sind nagu kiiresti aidata. Noh, üldse sellest paanikahoost välja nagu tulla. Aga tegelikult paanika iseenesest ei ole diagnoos. Paanikasündroom ei ole diagnoos, kuna see
vaata, hõlmab kokku sellised asjad nagu iiveldus, nagu peapööritus, nagu higistad, nagu seal minestad ja kõik sellised sümptomid onju. Seega tuleb ennast kuidagi proovida eraldada, vaata, sellest paanikast, sest sina ei ole ju paanika onju, tuleb ennast eraldada. Esimene on see, vaata, kui sa hakkad endaga rääkima, räägi endale, võtan sokid maha, paljajalu seisan põrandal ja valin enda ümber 5 mingisugused rohelist esemet ja siis sa hakkad nagu vaatama, kus need esemed on, hakkad otsima nagu korteris, enda korteris on. Ja veel üks on, mis võib hästi aidata hästi kiiresti, on see, kui ta hakkad kiiresti hingama niimoodi ja teed seda minut aega, vaata, ja siis, kui lõpetad, onju, paned hingamise kinni. Niimoodi paned hingamise kinni ja siis istud nii kaua, kui sa tahad hingata ja siis hingad jälle sisse. Vot su paanikahoog siis kohe lahustub ära. No iga ärevuse taga seisab hirm. Neid on väga palju, inimestel on väga palju hirme ja nendega tuleb tegeleda. Üldse, kui sa tahad paanikast lahti saada, tuleb konkreetselt endaga tegelema. Spordiga, ma ei tea, ujumisega, jalutamisega, hingamisega. Pööra endale tähelepanu, mida sa sööd, mida sa jood. Siin peaks olema kompleks. Siin ei ole nüüd see, vaata, ma tean hästi palju inimesi, kellele kirjutatakse välja antidepressante. Ja nad lihtsalt hakkavad panema vastutuse nende antidepressantide peale. Nad nii ei toimu, mul see ei toimu, see ei tööta, ma pean vahetama antidepressant. Vaata nagu enda elu sa panustad ravimidele, mis sind tegelikult kurat ei jäeta üldse mitte kuidagi, onju. Ja pealekauba vaata, nad veel hävitavad, miks on soolestik vaata hästi vajalik. Seal on hormoonid, mis mõjutavad meie tuju. Aga kui sinu antidepressandid lihtsalt hävitavad selle hormooni seas ja tekitavad lisaks veel mingisugused gaased, põletige ja ma ei tea, mis iganes. Aga sina ikka panustad nende antidepressantide peale ja loomulikult see valik on sinu. Mida sa usud, see sinu elus töötab, onju. Aga ikkagi, no pööra enda peale tähelepanu. Minu meelest see paanikahood ja kõik keha lihtsalt korjub sulle, et päästa mind. Noh, hakka minuga tegelema. No teisiti juba. Ja samas vaata, mis sind mõjutab. Tead sa, kunagi tehti eksperiment, on ju, näidati igasuguseid filme, tead, nagu tavaliselt tead mingis uudiseid, on ju, selliseid kohutavaid mingisuguseid uudiseid ja inimesed kõik vaatasid. Ja siis mõeldi, et teeme kanali, kus on ainult positiivsed uudised, positiivsed sündmused, tead, keegi ei hakanud vaatama. Ja kanal pandi kinni, sellepärast kõik on, no räägi meile midagi sellist, keda tapeti, kus on maavärin, kus on tead mingisugused katastroofid, kus on vulkaan, mis seal purustab inimeste maja ja ma ei tea, laavas surevad inimesed. Vot see on huvitav, sellepärast seal tead sa emotsioonid ju ja tegelikult sealt meie aju saab ka ju, vaata, ta toitub sellest. Ta toitub sellest, mitte aju, vaid meie mõistus on. Ta toitub sellest. Me tahamegi neid emotsioone ja samas vaata seda tunnet, et see ei juhtu minuga. See ei juhtu minaga, see kuskil toimub. See on nii huvitav mulle. Milleks mul seal tore mingisugune uudis ja keegi on midagi ehitunud või keegi on midagi loonud. Ei, tore on siis, kui mul on laip. Ja sellest ma tahan lugeda ja seda ma tahan vaadata. Ja see on samas on nii kummaline, näiteks kui ma YouTube'is ka teen neid oma videosid numeroloogilisi, siis ma mõtlen, et mis ma sinna pealkirjaks panen. No ja siis ma mõtlen ka, et peaks midagi löövat panema, tead, et ikka nii, et kohe plahvatab ja siis ma mõtlen, et
kurjam, see pole üldse minu loomu moodi, aga samas jällegi, kui Youtube'i maailmas oled ja siis igasuguseid ja, algoritme peab arvestama, siis ikka mida hullem, seda räigemalt ja. dislike, nii et inimesed ütlevad, mis asja. Ja samas on see, et sa räägid täiesti õigust, et sellised kui palju inimesi ikkagi köidavad kõik need uudised ja siis nad Mhm, süvenevad sellesse ja siis on see, et nii nagu mina sain selle koroona ka nii, et see oli kuskil, aga mina sain endale selle hästi kähku. Kui muidugi. seda reaalselt veel ei olnud. Mhm. samas näiteks ka noorte seas on depressiooni hästi palju, et kas depressioon võib ka kanduda, kas see on ka geneetiline või see on lihtsalt ikkagi mõtlemises väga tugevalt kinni? See on ikka mõtetes väga tugevalt kinni, vaata. No meil kõikidel on stressid, vaata stress Mm. võib ju olla ka õnneseisundis, abiellumine näiteks, ma ei tea, lotovõit või auto ostmine või midagi. See täielikult viib stressi, sellepärast et see stress alati tekitab mingisugused muudatust ja vahest inimene ei ole selleks valmis, Mm. lihtsalt ta ei oska käituda nii plussis kui ka miinuses ja vaata, tema stressabki Mhm. ja sellepärast ja no eks meil ka riigis pole eriti mõnus olukord praegu onju. Ma ei tea, mul on tegelikult ükstaspuha, et mis seal toimub, mida see Miikal ütles, mida see Kõlvart on vastu väitnud on. kõik, mis Helme rääkis, see on kõik ükstaspuha. ma tean, et nad räägivad, no las räägivad. nii see on nagu nende meiegi. amet onju ja nemad saavad selle eest palka onju. No ei, aga muidugi minu sõbrana karjub, miks neid vangi ei panda? nüüd oliks ju see meil siin Delfis lugu, et keegi bankiir on see kinni võetud ja tal oli diilis nende Ukraina mašennikutega nende, mitte mašennikutega, kelmidega. ja no, ja tema sai vabaks, on ju, ja tema sai ju vabaks. no vot kogu aeg seda kõike arutatakse, on ju, ja see möll käib pidevalt ja tead sa, meil on raske, väga raske selles möllus elada, Mhm. sellepärast et see möll katab kõik, on ju. Mhm. mul pole Absoluutselt. aega ennast märgata, mul pole aega endaga tegeleda, mul pole aega isegi hambaid vahest pesta, seal kreemi panna seal oma näole, on ju, või teha midagi. ja noh, vot sellised lood ju kogu aeg, issand ju muidugi inimene, mul pole aega millekski. tema ei taha endaga tegeleda, lihtsalt kõik muu on huvitavam. Aga issand, kuidas ma nüüd tahan küsida, depressioon, et depressiooni on hästi palju. kas Mhm. sina kui inimeste aitaja, teiste inimeste selline, ma ei tea, kas sa oled ka juhendaja, mida iganes, sa kuidagi ikkagi ühe inimesega vahest tegeled ka pikemalt kui 1 tund, 2 tundi, Mhm. jah. Mhm. et kuidas sa oskad hinnata, sa saad kohe-kohe 60 või mingi aeg saad 60 nagu sa ütlesid. Hinda seda aega, ütleme 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, kuidas see on muutunud või see tegelikult on kogu aeg üks ja sama? no tead sa, vaimse arenguga üldse, kui ma hakkasin sellega kõigega, ta on kuskil läbinud 17 aastat onju. ja tänu ka sellele, et ma elult olen vastu tagumikku suure hoobi saanud, onju, aga ilmselt see on minu enda loodud olukord, sellepärast ma tahtsin sellest tööst, kus ma töötasin lahti saada ammu, aga ise nagu ei julgenud, kus ma võtan raha ja tead kõik Mm. need küsimused on pidevalt ja onju ja kuidas ma elan edasi, see on kõik need küsimused, aga ma olen tänulik sellele olukorrale, seepärast et see keeras kohe 180 kraadi minu eluni ja need aastad olid, oi, tead sa, ma ei ütleks, et nad olid kerged, tead mida, vaimne areng, näen, kui ilusti, kõik ilusti hakkab toimuma Nüüd lõpuks ja, ometi. ja kõik, ma olen vaimselt arengu teel ja nüüd ma saan kõik, mul läheb kõik hästi, ei ole. seal oli ka valu, seal oli ka pisaraid, seal oli ka taipamist, on ju. Mm. ma taipasin, miks minu ellu on kogu aeg mehed kõik, kes mehed kõik on minu ellu tulnud, nad tulid ainult kilekotikestega, nende sokkidega ja trussikutega minu ellu. Nendel ei olnud mitte, sellepärast mina olin ju päästja. Jaa. mina hakkasin päästma ja vabastama, onju. aga jah, vaata, kui see taipamine tuleb,
tead, kuidas sa tead täpselt, et hing puhastub? Sa ei hakka nutma, sa hakkad tohutult naerma enda üle, et issand, kuidas ma võisin niimoodi. Ma pole näinud, ma pole näinud seda, ma elasin nii kaua, palju aastaid selles kõiges. Seal muidugi läksid alla läbitöötlemise puhastused, vaata. Igasugused, no energeetilised ma tegin, nüüd mul pole enam vaja neid energeetilisi praktikaid. Kõik tuleb iseenesest. Aga varem ja aitasid kõik need arutlused enda peas, kõik see võtta välja siit tõmbamine, on ju, miks mind reetis näiteks sõbranna kunagi ammu seal lapsepõlves, on ju, kui ma olin kooli 8. klassis, sügavalt nii reetis see minu sõbranna, aga ma mõistsin pärast, miks see toimus ja see oli ja ma nägin seda, et seda kõike olen loonud mina ise. Oma selle enda valikutega, oma mõtetega, kuidas ma olen seal vanemate keskkonnas elanud ja kõik, see on kõik minu enda valikud. Need ei ole kellegi poolt ega sõbranna mind ei reed, ma reetsin iseennast. Ja see teekond ei olnud kerge. Aga tead sa, seda tuleb läbida, sellepärast praegu on sen. Praegu on kõik muutunud, absoluutselt. Nii rahulikuks muutunud. Kas klientide näol on ka näha näiteks, et ütleme mingi praegused depressioonid ja probleemid, mis on õhus, ütleme klientidel, millega nad tulevad sinu juurde ja kui vaatad tagasi näiteks 10 aastat, kas probleemid, ma saan aru, et poliitika on ju ka muutunud, mille pealt muretseda, aga kas seda praegu näiteks ärevust rohkem, kui oli näiteks 10 aastat tagasi? No praegu on rohkem, vaata. Sellepärast praegu, nagu ma varem rääkisin, on teadmatuse aeg. Aga inimesed tahavad seda vanemat stabiilsust, vaata, millega nad on harjunud, kuidas nad on elanud, kõike. Aga seda stabiilsust enam ei ole. Sa võid hommikul tõused üles, sul on ühed plaanid, kõik võt niimoodi muutub, keegi helistab, ma ei tea, sa pead kuhugi jooksma, midagi ära lahendama, tead, no asjad lähevad üldse. Ja praegu ongi see, vaata, see juba tekitab hirmu ja ärevust, et kogu aeg mingisugune möll käib päeva jooksul ja mõtled, ma tahtsin täna nii puhata, aga puhata ei saanud, sellepärast üks asi oli, teine, kolmas. Vaata, aga tead, mul on viimane informatsioon see, et need pisikesed jamad sinu elus praegu toimuvad iga päev, nad võivad toimuda igapäevaselt, pisike jama. Mul näiteks laupäeval oli, eelmine laupäev, ma tahtsin poja juurde minna ja leppisin kokku, et ühe taksojuht tule palun mööda järgi, et ma ootan, siis sa viid mind bussijaama. Ta ütles, ja ma tulen. Aga ise unustas. Mul piletid kadusid ära, pidin teise peale, aga tead sa, milles ma ise ennast tänasin, et ma mõistsin, et praegu ma olen emotsioonides. Anna enda, mine joo midagi, mine söö midagi, sul on aega veel tund aega järgmise bussini, on ju. Kõik läheb nii, nagu sina tahad. Sina tahtsid ennast poja juurde, okei, siis läheb kõik nii. Ja vaatavad need pisikesed ja sellised arusaamatused ja kõik on vaid selles, et sa õpiksid ennast kättes hoidma. Vaat see igas situatsioonis peab jälle see zen olema, vaata. Et sa pead ennast lihtsalt õpetama ja et tead sa, et kõik läheb hästi, kõik läheb nii, nagu mina tahan, lihtsalt natukene asjaolud muutusid. Ja tead sa, ja mida ma veel olen viimasel ajal kogenud, vaata seda, et näiteks hästi paljud inimesed just nende hirmude pärast, vaata, nad ei jõudnud bussi peale ja siis võib tekkida näiteks tunne, on ju, mitte tunne, selline mõte, vaata, vist ju siis ma ei pea täna Tallinnasse sõitma. Vist nii läheb, on ju, ilmselt universumi märk mulle, et ma ei pea minema. Aga miks? Kus sa selle võtad, on ju? Sa võid minna teise bussiga, sa võib hiljem leppida seal, kui midagi juhtus, on ju. Miks mitte? Sa ei pea minema, kus sa selle lolli mingisuguse, et ma ei pea minema, võtad. See on juba vana muster, varem võib-olla see nii toimiski, vaata. Et jälle õpetati kättes hoida, kuidas. Kõige parem on ju ennast rahustada üle. Ma väldin seda.
parem väldin seda, ma ei lähe, parem tead sa, mul on siin kodus istun ja täna kuskile ei lähe. No aga milleks on ju, milleks? Ei, võtad oma tagumikku ja tegutsed edasi. sa Mm, ju tahtsid täna minna, sa ju tahtsid täna teha, sa ju tahtsid täna olla. Miks mitte? mm, miks mingisugune pisike asjaolu, mis pidurdab sind? aga see on sisemine hirm, äkki võib midagi juhtuda. mhm. droonid, see on eraldi teema, need droonid on eraldi teema, onju. jah, Väga huvitav teema. ja see on need droonide rünnakutega, ma olen siin vaata ähm, palju ka, mul on siin tegelemist droonid rünnakutega olnud, onju. üks naine kirjutab, et droonirünnak, ma läksin tööle, ma ei saanud tööl rahulikult töötada, ma ei saanud, ma tegin tööl ainult vead. ma olin nii rahulolematu. millest? kas midagi toimub? milles sa oled sellises seisundis? nii, sa lihtsalt istud praegu ja tohutult kardad. sul on omaette ärevus on ju hakanud. sa ei saa selles situatsioonis, veel polegi midagi juhtunud, vaata, ta kardab seda, mida pole, ja. mis on ainult tema peas. ja inimene on totaalses ärevuses, ei saa töötada. Mm, issand jumal, mm, võta ennast kätte, kus sa seda võtad, et noh, droonid ja kõik nüüd siia kohe tulevad, onju. sa ei tea kunagi, mis nende asjade taga, mis tõeliselt seisab, onju. mm. ja teine veel ja inimesed hästi paljud kardavad neid droone, et nad tulevad siia Eestisse. kust nad tulevad siis, Venemaalt või Ukrainast, kust nad tulevad? kust ja miks nad peavad siia tulema ja kust sa seda võtad, onju. ja see ongi selle meedia suur mõju jah, et seal vaata, kui sa teed Delfi näiteks lahti on, mis sealt esimene tuleb, mingi probleem. esimesel leheküljel on mingisugune probleem, kindlasti on probleem, mitte ilus uudis, hurraa, Tallinn sai seal mingi lotovõidu näiteks ja nüüd seda kasutatakse seal sotsiaalsüsteemis nagu toetamiseks, sotsiaalsüsteemi toetamiseks. noh, ei ole seal, laip on seal või katastroof või mingisugune Venemaa-Ukraina rünnak ja ma ei tea, no igasuguseid jubedusi on ju. ja ma mõistan inimesi, sellepärast et hirm on, aga vaata, sellega on väga hea inimesi manipuleerida, Mm, et muutuks tarbijateks, lihtsalt tarbijateks, vaata. mhm. ja lihtsalt no hakkaksidki, lihtsalt elavadki nendes hirmudes ja usuvad kõike, mida nendele räägitakse, tead milleks. mina mõtlen, et kõik see sõjajaama on vaid selleks, et meie valitsus saaks oma vead peita selle teema all. Aa, ja, väga vaata, võimalik. väga hea, aga vaata, kui selle teema ära võtta, mis siis? Mis siis kui jääb? selle Ukraina, Venemaa, kõik selle üldiselt teema ära võtta, mis siis? aga vot sealt tulevad välja kohe, kui see nad hakkavad kas kõik probleemid. aga praegu sellega on väga hea nagu tead sa varjata igasuguseid asju, mida kuidas meie siin müüme laiali oma Eesti riiki on ju. Mhm. jah, Vaata, kui huvitav. samas võib võtta seda paralleeli ju kõik ka tavaliste inimeste seas. Et see, kellega sa ennast ümbritsed ja millega sa ennast ümbritsed, siis see sinu elus absoluutselt. kõik toimub. Mm -hmm. Et ma olen ka tähele pannud, osad inimesed, ütleme suur osa inimestest, kes minu Mm kanalil siin on, aitäh, et te siin ikkagi olete ja te tellite seda kanalit ja pange -hmm. siia kindlasti ka pöidlakesi, kommenteerige, kuidas teil need asjad seal kodus käivad. Et on väga positiivsed inimesed ja samas ümbritsetud ka väga vahvate inimestega, aga see ei tähenda tegelikult, et meil ei oleks muresid, meil igapäevaselt, no mis on mure, on ju, no selline tavaline asi, võib-olla kraanist ei tule vett näiteks mingi hetk. ja mis iganes. jah, et võib-olla korraks elekter lülitati välja sellepärast, et keldris vahetatakse pirni, no ma tegin nalja, aga no saad aru, et ei tule paanikat, et elu on elamiseks ja ja.
ja samas, issand, ma ei tea, kuhu ma oma jutuga minna tahan, aga ma mõtlen, et seda on liiga palju ja vahest ma kuulan seda juttu ja kuidas arvatavasti on ka siin Soomes, kus mina praegu elan, on igasuguseid asju, aga ma lihtsalt ei kuule neid asju. Mhm. Ma olen täiesti mingis oma õhus mullis ja siis väga paljud, ma tean ka kommenteerijate Mhm. seas on need, et jaa, et on öeldud, et sa oled justkui läbi roosade prillide elad ja sa ei tea Mhm. üldse maailma asjadest mitte midagi. Ja edasi, Mhm. mis see teeb siis minuga, et ma siis nagu ei saa On, hommikul ja. ärgata ja hambaid Mhm. pesta, kui siis nüüd midagi kuskil toimub. Ja Mhm. samas on näiteks see, et ma mõtlengi, ja sa ütlesid tegelikult väga hästi seda asja, et vaata, tekitatakse hirmu selleks, et katta ära siis seda, mis tegelikult toimub kuskil. see on sama, kui näiteks vanemad kodus riidlevad, siis see, et laps võtab alateadlikult näiteks selle mustri endale, et ainult võib-olla Mhm. karjuvas kõneviisis sa saadki vestelda, kui sul on vaja mingeid probleeme lahendada, siis sealt kantakse seda mustrit. Mhm. samas, nii nagu sa ütlesid, et sinu elus on olnud ka igasuguseid olukordi, üldjuhul siis meestel üks sama muster, et üks kilekott ja sokid ja aluspüksid on ju Mhm. esimeseks nädalaks ja ülejäänud on siis vaba ujumine siis kuskil energiates. Et me tegelikult ju kõik võtame selle iseenda, kuidas ütleme, raamatusse, kirjutame juba ülesse. kõik see, mis meie elus toimub, me saame ka ju ümber kirjutada, ümber Absoluutselt. teha. Jah, et kui sa nüüd, Aleksis, vaatad, piilud sinna oma raamatusse või märkmikusse, sa ütlesid, et Mhm. sa panid hästi palju selliseid juhtnööre sinna üles, et mis teemadel sul oli veel täna oli plaanis hästi palju ka just selle ümber ärevuse, mis praegu on Mhm. tõepoolest. Mhm. kommenteerige teie ka siia alla. Ja küsige minu käest, et siis me saab. Võib-olla sellest ka vaata, et nagu ma varem ütlesin, ärevuse taga on hirmud, on ju. Mm. Mis põhilised hirmud on? Need on esimene on surm, surmahirm, suur surmahirm. Ja vaata, ma võin veel need inimesed, kes ütlevad, et nad ei karda surma, kuid samas vaatavad igasuguseid draamasid, kus inimesed kannatavad, igasuguseid uudiseid, kus taas inimesed kannatavad, on ju poliitika ja kõike. Nad tegelikult sisemist väga kardavad surma. Mm. Väga kardavad surma, sellega peaks nagu tegelema, selle teema peaks endale lihtsalt selgeks tegema. sa ei karda siis, kui sa teed selle teema endale selgeks, nii kuidas sa oskad selgeks teha, nii kus sa leiad informatsiooni või midagi, mis sind rahuldab, mis sind rahustab, onju. Et lihtsalt lahka see teema ja tee see endale selgeks, kuidas see protsess käib, onju, mis seal võib-olla, mis seal võib toimuda, onju. Teiseks on tead, mis veel, on haigused, inimesed kardavad haigusi ja kuid ise tekitavad selle praktiliselt iseendale, on ju. Ja muidugi, miks need haigused tekivad, sellepärast et inimene on pikemat aega, põhiline on, inimene on olnud pikemat aega stressis. Mm. Vaata, mida ta iseendale loob igapäevaselt mingisuguste enda jahvatavate mõtetega, mida ta ei analüüsi ja lihtsalt elab oma mõtete järgi on. Ja need, siis on vanemad ja lähedased, on veel üks teema, mis tekitab hirmu, on ju. Ja jah, vaata, keegi ka näiteks jahvatab seal terve oma elu, et mind vanemad ei armastanud. No okei, aga Mm. miks nad siis ei armastanud, vaata? No sellepärast, et ta tundis, et vanemad ei armasta ja tema elabki terve elu sellega. Miks mitte see juba, protsess juba peatada enda peas ja Mm. lõpetada see muster, on ju. Ela rahulikult edasi, sa võid ju õnnelik olla, miks sa jahvatad seda? Ja vanemad pole armastanud. Aga miks nad pole arvanud? Nad on sind sünnitanud. Okei, mis olukorras ta on sulle süüa andnud, ikkagi kuidagi sa riides oled käinud, kuskil koolis sa oled käinud, mingi hoolitsus sinu eest ikka võis ju olla. Miks nad siis, nad armastavad sind nii, kuidas nemad oskavad, nad andsid sulle elu. Mm. Luba nendel juba olla, mida sa ootad, isegi kui sul elus vanemad on, mida sa ootad kogu aeg nendelt, on ju? Et sind hakatakse, noh, see on täitsa mõttetu. Luba inimestel olla sellised, nagu nad on. Nad ei pea sulle ja sina ka ei pea nendele mitte midagi. Luba nendel olla. Ja need on see ja lapsed loomulikult on see ka see suur teema, vaata, mis tekitab, vaata,
varem mäletad, kuidas me kasvasime, elasime, jooksime, kus tahtsime, polnud meil mingisuguseid telefone, polnud meil midagi, see telekas ka näitas seal mingisuguseid filme või uudiseid või partei pleenumeid, tead sa, igasuguseid asju. me ei vaadanud telekaid, tead, olime täitsa sellised vabad lapsed, meil Mm. ei olnud, aga nüüd juba kardetakse last üksinda nagu õue minna. sellepärast vanemad on pidevalt ärevus, äkki midagi juhtub, onju. Mhm. ja sedasama nad sisestavad ka lapse sisse, onju. äkki midagi juhtub. aga kust sa seda võtad, miks sa nii arvad, kust see tuleb? esita endale küsimusi, miks ma nii mõtlen üldse, kust ma olen selle võtnud, onju. miks sa lähed oma mõtetele järgi, sa võid ju neid kahtluse alla seada ja küsida, miks ma nii üldse mõtlen, kust ma selle võtan, milleks mul seda vaja on, jah. Aga vaata, Aleksis, ju väga paljud ei oskagi üldse nagu mõelda nii kaugele. Mul tekkis kohe nagu sellised nagu kaks varianti, kaks mõtet. Sellised tüüpilised asjad, mida ma näiteks numeroloogias ka olen tähele pannud ja enne seda, kui ma numeroloogiasse üldse tulin, noh, ma tahan ütelda kuidagi vägisi nagu tavaelu elades. ise Mhm, olin seesmiselt vaimne, aga ma veel ei jõudnud sinna mhm, nii kaugele, nii nagu sinagi ütlesid, vaata, et see ei tulnud kohe naksus, seal oli vaja endaga tööd teha ja nii edasi. mina mhm, olen teel sinnapoole. siis väga paljud peidavad need asjad ära just seriaalidesse, seda mhm, elu, et enda sisse lõpuks vaadata. väga paljudel, näiteks numeroloogiliselt, kui ma vaatan numbreid ja keda ma siis olen vaadanud, on nii võimsad numbrid. Nende sees on tohutu potentsiaal aidata teisi inimesi oma intuitsiooniga, nägemisega, nii nagu me oleme kõik inimesed, praktiliselt mhm, vaimsed inimesed, eks ju, kellel see lihtsalt on avaldunud ja osad lihtsalt lähevad alkoholi mingitesse sõltuvustesse, mis on tänapäeval nagunii selliseid noh, mhm. mitmekesised. Vanasti, jälle, kui me räägime, me oleme nagu kaks vana memme, kes räägivad, aga vanasti oli niimoodi, kas sa mäletad, ei olnud telefoni ja siis, kui sa tead ja, no aga ikkagi ja teie ka kommenteerige siia, kuidas teil vanasti need asjad olid. Mäletan ka, et mängisime metsas ja ehitasime onne ja siis ma ei tea, mida iganes, tikutopsis tegime mingit telefoni seal. ja puuke ei olnud. nüüd on puugid, ümberringi on puugid, peab ju otseneerima. no ja okei okay., issand, kui huvitav tähelepanek kusjuures. noh, ei olnud ju siis. Päriselt ei olnud puuke või? ei olnud, keegi ei teadnudki. ema ütles, et ta esimest korda nägi puugi minu lapselapsel, kui ta oli väike, ma ei tea, 5-aastane vist tütar oli. ja siis ta tuli mingisuguse musta, tead, põlve peal mingi must asi küljes, et mis see on nagu on ju. siis ta mõistis, et vanaema küll, tema ema küll kunagi rääkis, et sellised on olemas, aga neid ei olnud. vaata. mina ka ei mäleta, et oleks olnud täitsa huvitav, et ma pole mõelnudki selle peale. Mhm. aga nüüd vanemad kardavad kuskile minna jalutama lapsega, sellepärast et seal on muruplats või midagi, et seal puugi. tead, mul tuleb üks täitsa lihtsalt nii naljakas asi, see on minu jaoks muidugi väga naljakas. et no mul on 3 koera ja me nüüd kolisime nagu niinimetatud täiesti maale elama. ja siis mul üks koertest noorem koer on selline hästi aktiivne ja niikaua, kui ma seal kuskil toimetasin, vaatan, et tal on mutt on suus ja viskab mutti tead niimoodi ühele poole ja teisele poole ja siis mul elukaaslane ütleb, et issand jumal, nüüd ta saab mingisuguse infektsiooni ja, ja. endale ja ta-ta-ta ja ma ütlen, et mis asi see veel on. ma ütlesin, me elame maal, kõik on hästi ja siis ta räägib, et ära mitte mingil juhul kallista ja musita teda, et äkki sa saad midagi. ma ütlesin, et mis jutt see on, ma tõmban näo üle, elu jätkub. ma ütlesin, et ja nüüd on sellest juba mingi 3 nädalat, ma ütlesin, et kuule, kas sa mäletad, kuidas sa nagu süstisid mulle hirmu? ma ütlesin, et see on sinu hirm, see ei ole minu hirm, ma ei võta seda enda omaks. Ja elu on nagu lill. Nii nagu näiteks, mida teevad vanemad, miks ma seda ka jälle räägin, sealt ju ka, ja ka alateadlikult tuleb ju hirm. vanemad tihtipeale ütlevad, et käi ikka ennast kontrollimas, vaata, minul on selline haigus, see kohe kindlasti tuleb sulle ka. mis asja sa ehitad, issand jumal küll. kas selliseid kliente on sul ka näiteks tulnud selliste hirmudega või mis soovitus sa üldse annaksid, vaata selliste hirmudega, nagu ma nüüd tõin selle koera näite. mõned kardavad ju palju ei ole õue minna. et samamoodi on see, et kellelgi vanematest oli vähk, mul on ka selliseid kliente olnud, et mul emal oli vähk, on ju, sai sellest üle või siis hoopis suri ära. aga mis nüüd saab minust?
et ja. jah. See ongi vaata see, et mida ma alguses sulle ütlesin, et see on vaata selline ettekartmine, vaata, veel pole midagi toimunud, onju, ettekartmine. Äkki juhtub, vaata, ära sa mulle ligi tule, äkki sul on seal, ma ei tea, mis iganes on ju, viirused ja kogu lugu on ju. see ongi see, et kui ma käitun nii, siis ma kindlasti jään ellu ja olen terve, vaata. see on, tead sa, mingi sisemine selle programmi tuleb ju, no tuleb lihtsalt vabaneda selle programmist. aga siin tuleb, vaata, kõik asi on selles, et meil on asjadesse üks suhtumine, sul on teine, kolmandal suhtumine, vaata. vot seda suhtumist, miks kogu aeg mõeldakse, et juhtub midagi halba, droon tuleb, seal hakatakse pommitama, hakatakse sõda hakkab ja kõike, onju. miks seda hakatakse? palun pööra enda suhtumine natuke teisse suunda. miks sa pead nii, aga teises suunas. ma olen tänulik, et ma olen elus. ma olen tänulik, et ma hingan, käin, söön, joon, magan. mul on kõik praegu hetkel hästi, onju. see, mida ma mõtlen, veel pole, seda lihtsalt pole, see on lihtsalt mõistuse välja mõeldud, sellepärast temal mõistusel on omad programmid, oma algoritmid ja kõik ja vaata, ta toetub üldse vanadele kogemustele, mis sul seal sees istuvad. aga pööra natuke positiivsuse poole. täna, issand jumal, mul on nii hea, nina hingab, kõik on hästi, onju ja mul on kõik nii tore, raha on olemas, kõik on olemas mul praegu. tead sa, ma tegelikult vaata mul, ma ei tea, kus minu poeg sai sellise statistika, aga sündida Eestisse valge inimesena on ainult meil võimalus üle 3%. sa võisid sündida Indias, seal Nepaalis kuskil, ma ei tea, kuskil seal veel kuskil neegrina, jubedases, aga see sündis siia Eestisse. mõtle, kui tore, ilmselt sa oled midagi sellist suurepärast nagu väärt on, et sind saatis siia Eesti, jah, huvitav, vaata nüüd tuli kohe uhke tunne, ma olen eestlane. jah, no ongi, vaata, et me siin oleme sündinud, see on juba täitsa ja minu meelest siin on ideaalne keskkond just vaimseks arenguks, just edasi minna. ilmselt sind selleks sind saadetigi, et sa lihtsalt ületaksid oma kahtlused, oma see tead, see puudulikkuse tunde, et ja tead, mis on veel suur tunne? kannatlikkus, meie kannatlikkus. see on minu meelest seda peab ületama. kui sulle ei meeldi, siis ütle. kui sa ei taha, siis ütle. kui sa ei pea mugav olema riigile, sa ei pea riigile mugav inimene olema. loomulik jälgi hirmud. kui ma hakkan midagi ütlema, siis mulle tullakse järgi, mind pannakse vangi, sealt hakkab kohtuprotsessi, ma istun veel pool elu seal. tead, loomulikult kõik midagi, tead, sa istuvad ja kannatavad. las olla praegu nii, las olla praegu nii. ja no räägitakse ja, et nagu, mida sa sellega muudad, aga vähemalt sa enda seest, endale võid midagi muuta, on ju. ei pea siin hakata maailma muutma. muuda esialgu ennast, et sa tunneks ennast hästi, milles nagu probleem on. sa ju tahad elada korralik, sa ju tahad elada rahulikult ja õnnelikult. no ütle siis, hommikul avad silmad, ütle. ma tänan, ma olen nõus, mul on terve, mul on kõik olemas. ja ela palun selle lausega. milles probleem? ja kõik vajalikud asjad hakkavad ise sinu poole tulema. ja tead sa, inimesed tihti jälle taas raha teema on peateema, on ju, ja tihti millest tuleks alustada, et raha nagu sissetulek. sissetulek tuleb alustada, vaata, meie keha raha, nagu kõik juba õieti mõistavad, on energia. selleks, et sa peaksid, et sa saaksid rohkem raha energiat, sa pead selle endast nagu läbi nagu laskma. aga kuidas ta läheb sul sinust läbi rohkemas koguses, kui sa ei tegele oma kehaga? kui sa ei tee sporti, vaata, kui sa ei tee harjutusi, sa ei pea ju sportlane olema, sa ei pea ju seal jõusaalis jooksma hommikust õhtuni.
tee harjutuse, mine käi jalutama, mine hinga. Ma istusin eile siin pingis, nii hea, kedagi ei olnud siin Rakveres, on selle peale väga tore, ma istusin, hingasin. Tee hingamisharjutusi, mis iganes, vaata. Aga lihtsalt tegele endaga, pööra endale peale tähelepanu, mitte hirmude peale, vaid sellele, mis on sul hästi ümberringi. Sul on nii palju, issand jumal, kui sa peaksid õnnelik inimene olema, sul on korter, sul on WC, sul on külmvesi, sul on kuum vesi, sul on söögid, sul on joogid, Rimis saad tellida, ma ei tea, kõik tuuakse sulle platsi, on ju. Issand jumal, kui tore elu sul on ju. Ja võidki oma hingele lihtsalt loota, kui hingele on vajalikud mingid kogemused, sõja või konfliktide või midagi, sa läbid seda niikuinii. Selles ongi see lause, vaata, ma tänan, ma võtan vastu ja ma olen sellega nõus ja ma olen see ei pea juhtuma, aga sa oled sellega nõus, sa lepid sellega, mis on sulle antud. Ja milleks siin hirmud? Milleks siin hirmud, milleks ennast, tead sa, kruttida üles kogu aeg istuda ja kruttida, aga äkki juht. Ja ma tean ühte inimest, kes pesi ennast vaata, sellepärast ta kartis, ta pesi ennast 3, 4 või 5 korda päevas vahest välja. Ta kartis, aga see oligi temane selline hoiak, on ju. Ja tead sa, mul hakkas ma lõpetasin suhtlemise selle inimesega, sellepärast. See on sama, vaata nagu selle, jälle puudutan seda koroona teemat, siis oli ju ka, tuli see käte desinfitseerimine ja ma olen siin Soomes tähele pannud, hästi paljudel on nüüd see komme, et see pudel on alati kaasas kogu aeg, enne-pärast ütles tere, juba desinfitseerib käsi ja mida iganes, et noh, muidugi ma ei saa kellelegi ütelda, mis on nagu õige, mis vale, seepärast et meil on igalühel ju oma arusaamine. Aga samas, nii nagu ma aru saan, siis sinu juurde tulevad ikkagi inimesed või sinuni jõuavad inimesed, kes on juba valmis enda sisse vaatama. Muidu nad ei tuleks ju sinu juurde. Siis vaata, selliseid inimesi, nagu ma aru saan, ei ole meie kohustus aidata, kuigi vahest väga tahaks need, kes on sellised loobunud kõigest, istuvad seal, noh, kõige parem näide see bussijaama joodikud võib-olla, kes seal istuvad, tegelikult nad on hästi andekad inimesed üldjuhul, aga ei saa kunagi inimest enne aidata, kui ta ise tahab. Ja muidugi, siin tuleb jällegi taas vaata see oskus lubada teistel olla sellised, nagu on olnud. Ja lubada nendel teha enda valikuid ja enda otsuseid. See kehtib kõikide suhtes. Sinu vanemate, sinu lähedaste, sinu laste suhtes, on ju. Ja tõenäoliselt, kui sa lubad rohkem olla oma lapsele iseseisev, on ju, mitte selline hüperhoolitsus ja vaata, pidev kontroll on ja siin. Ja seda vähem tõenäolisest, et sinu laps hakkab võtma narkootikume. Sellepärast temast kasvab isiksus, vaata. Mitte sinu kontrolli ja vaata, sina pead nii tegema. Ma tead, sa kogu aeg, sa oled juba 30 ja mina muudkui hoian sind, on ju. Emad on sellised, et sa midagi halba ei teeks, on ju. Aga luba inimesel olla, ta juba sündimisest ei ole sinu oma. Ta on iseseisev inimene, selles mõttes, et on iseseisev inimene. Ja seega ja praegu on üldiselt lapsed sellised, kes ise annavad nõu. Kuidas sina peaksid elama, mitte. Sellepärast nad tulevad uue teadmistega, nad tulevad siia maailma muuta. See on uus põlvkond, absoluutselt. Ja seega luba lapsel olla. Mida sa kogu aeg kaavutad? Issand, tead sa, mul kunagi, ma tean, et ma lubasin enda lastele ja tead sa, ükskord ma trammiga sõitsin mööda seda linnahalli ja vaata, seal on see kultuurikatte ja seal on suur turu, on ju. Ja siis mu poeg sõidab, ema, ma istusin seal üleval. Kus sa istusid? Ma istusin seal üleval turu peal. Mis asja? Tead sa, no ma tegin rahulikult, okei, kas oli tore? Ja me istusime seal üleval ja nemad vaata mööda seda turut istusidki seal plats, seal oli tead selline platsike väike seal turu otsal ja nemad istusidki seal, noh.
jah, vaata, see ongi, sõltub hästi palju reaktsioonist, vaata, kui laps kukub, ta kohe vaatab emale näiteks, no jahutada kohe vaata, kui ema, oh sa jumal, oh sa lapsuke, oh sa kukkusid, sul on vist valus. Ja vaata, laps hakkab nutma. Aga kui ema reageerib adekvaatselt, no kukkusid, tore, õpid elu. Kuidas teisiti, oli valus, okei, aga see läheb mööda, ja kuidagi teisiti see on juba täiskasvanud inimese reaktsioon, ta vaatab meie reaktsiooni ja hästi palju sõltub vanematest, kuidas laps reageerib. ja siin tahan lihtsalt tuua sellise märkme, noh, mina vaatan ju kõiki asju läbi numbrite, sellepärast et noh, ma jõudsin siia maailma selleks, et kiiremini saada või sellesse numeroloogia maailma selleks, et kiiremini nagu läheneda sinna, et kes millise iseloomuga on. mul on väga hästi meeles, et me oleme mõlemad 16. päeval sündinud, me olemegi sellised teravad pliiatsid. Kui kehvasti kukkus, annad tõu kirja, kuku uuesti, vaata, et sa saad nagu, kas said ikka aru nagu, kuidas asjad käivad. Et kas sina olid detsembrikuu laps või? Ja Jah, 16. september. ja detsember. Mhm. Jah, ja mina olen märts, ma mäletan, et meil oli see asi ja no meil mõlemal on see slaavi veri ka veel sees, et sellised Nõukogude naised korralikud. Ja nõukogude naised ja ma olin ka selline, issand mind, ma mäletan isegi, et see meile kasvatati koolist, juba koolist alates. Et selline, et sa peadki selline tugev olema, tead, sa iseseisev, lõpetama kooli, minema tööle ja saavutama midagi ja siis tuleb pension ja kommunistlik noor. ja kommunistlik noor, no ma olingi, ma mäletan seda märke, mul oli siin ja ma isegi esimesena meie klassis olin kommunistlik, näitasin kõikidele, kui vahva on. Tead, selles iseenesest selles ideest Ei olnud. pole midagi halba iseenesest, vaata. Kui meil on pioneerid, me korjasime makulatuuri, tead. Meil oli mingisugused üritused, vaata. Meil oli kogu aeg mingisugust tegevust. Lapsed olid kogu aeg millegiga hõivatud, need pioneerid, täpselt samamoodi komsomoli noored, ma mäletan, et ma käisin komsomoli noor, siis ma käisin kuskil laagrites, kuskil midagi tegemas ja tegelikult see oli iseenese see idee on ju. See oli huvitav idee, meil kogu aeg toimus midagi koolis ka, noh. Ja ma mõtlen sellist asja, et just seesama, et vaata, lapsed ületavad seda, mitte kiirust, kuidagi tahan ütelda, no mida iganes, neid piiranguid või need, mis asjad nagu pannakse just selleks, et just võib-olla katsetada, nii nagu meie, ütleme, kui olime noorena, siis näiteks koolis õpetaja, klassijuhatajad ikka natuke pidi katsetama, vaata, kui oli mingi Ja muidugi. ägedam pliiats, võttis joon laua ja pani siraki vastu sõrmi, nii et mäletad, rohkem ei katseta, vaata. ja, või vastu lauda niimoodi, Jaa, terve kõik läks kassidega. kohe hüppas ja Jaa, aga ärevusega siis selles suhtes, et ma tahan veel kord siia teema juurde veel tulla, et sa ütlesid, et seda on praegu palju ja järjest rohkemaks on seda nüüd läinud viimasel momendil, viimasel ajal. Kuidas sina selles suhtes aitad neid inimesi, et kas sa annad mingid teatud laused, räägid kõigepealt nendega ja aeg-ajalt vaata, osad kliendid tahavadki nagu rohkem suhtlemist, et kuidas see protsess sul käib? Kas käiakse sul kodus või siis sulle helistatakse või teed ka Zoomi teel, nii nagu me praegu siin teeme sinuga? me teeme, tead sa, mul on online kõne, vastuvõtte ma teen Messengeris online kõnena. Me istume, räägime, lepime kokku aja inimesega ja siis istume noh, nagu räägime. Loomulikult see kõnetund on mul tasuline, et see ei ole nagu tasuta. Ja me istume, räägime, tead sa, ja tavaliselt inimesed loomulikult hakkab rääkima, mis tal on, vast ta ei oskagi nagu asju kokku panna, et tal on tead sa nii palju ideid, mida ta peab, mitte ideid, vaid mõtteid, mingisuguseid asjaolusid või situatsioon, mida ta tahab korraga ära lahendada. Siis ma ikkagi tead sa natuke keskendun, aga mis on peamine probleem hetkel, et teistest me pärast räägime, on ju, aga tead sa, ja siis ma keskendun sellele ideele, mis kellel suhted, kellel raha, kellel töö, kellel midagi, vaata, mis on praegu oluline. Sellepärast sa võid ju proovida kokku siin panna 100 asja, on ju, aga
sinu aju on võimeline teha korraga vaid ühe asja. Seega tegele selle asjaga, mis on sulle praegu hetkel vaata oluline, sellepärast et inimene vahest tahab suhteid, ta otsib suhteid, endal veel vot nii palju igasuguseid probleeme ja siis me proovime, kuule, kas sa oled üldse suheteks valmis, onju. Kas sa oled valmis andma, kas sa oled valmis armatama ja sealt tuleb tihti palju välja, et ta ootab lihtsalt päästjat, kes tuleb teda ja tead sa nagu ilus selline meheline macho võtab ta sülje ja viib nagu tulest välja, onju. Ja inimene istub ja ootab seda ei juhtu, onju. Ja siis miks ma ei saa leida suhteid? Aga samas teisi probleeme on nii suur hunnik, mida võiks nagu, tegelikult probleemid muutuvad probleemiks siis, kui sa ise nagu nimetad seda probleemiks. Et lihtsalt tulebki nagu keskenduda sellele, mis on sinul hetkes praegu oluline ja minu juurde vaata jõuavad inimesed, kes on sisemeelselt tegelikult juba enda jaoks kõik ära otsustanud, nad teavad, kuidas õieti, aga nendel on vaja viimast piiskavat. Ja mõnikord lihtsalt tulebki inimesele vot seda, nagu me rääkisime, seda suhtumist ja vaatepilka natukene muuta. Et mis on praegu oluline, hakkame lahendama sellest, sellepärast et teised asjad võivad pärast ise laheneda, kuna sa muudad enda suhtumisest sellesse asjasse. Mul oli hiljuti üks naisterahvas, kes kogu aeg mõtles tulevikust. Vot tead sa, kõik tema jutud läksid, ma pidin kogu aeg, kas siin ja praegu, kus sa oled? Mida sa siin ja praegu? Et ma hakkasin ta nagu tulevikust tagasi tooma, et siin hetkel sa oled praegu oluline. Mida sa praegu tunned, kuidas sa praegu tegutsed, mille üle sa praegu mõtled ja miks sa pead sellest tulevikust kogu aeg ja inimene tekitab sellega pinget ja pärast, et mul on vererõhuhüpe, loomulikult. Kui sa tekitad pidevalt endale pinget, sellepärast sa mõtled, kuidas su korteriga läheb, kuidas su pojadega läheb, kuidas sul veel teise maja müügiga seal läheb ja kõik mingisugused situatsioonid, mis tegelikult pole veel juhtunud. Kuidas seal kinkelepinguga, et varem ta tegi kinkelepingu ja nüüd sa ei taha seda kinkelepingu. Ma ütlesin, mine jursti juurde, küsi tema käest, mida ma saan teha. Tee endale struktureeri ära, tee endale selgeks ja kui sa praegu pead sellega tegele, kui sul on aega, milleks, mine parem spaasse jaluta, mine kohvikusse istu, mine tee endale midagi head, milleks sa pead kogu aeg sellest mõtlema ja kogu aeg mingisuguses pinges olema. Ja nagu ma ütlesin, et hästi tähtis on see kael, et oleks vereringlus, vaata, sellepärast aju on kõige rohkem, kes vajab hapnikut. Ja seega ma väga soovitan, kui teil on vererõhk, kui teil on ärevuse hood, tegelege oma kaelaga, minge YouTube'i, leidke endale mingid huvitavad, rahulikult kaelaharjutus. Sa ei vaata telefoni, sa vaatad telega, istu seal, tee endale harjutusi on ju peale ja niimoodi, liiguta ennast, noh. Et su aju saaks rohkem hapnikut, sellepärast sul on siit kinni, seega siit tuleb natuke endale midagi teha selleks, et see veri liiguks keha ja pea vahel, jah. Sind on nii huvitav selles suhtes kuulata, et vaata kõik, mida sa räägid, on selline peaaegu et nagu arusaadav. No see on nagu loogiline, kui istumegi tänapäeval, istutakse nii palju telefonis, arvutis, ma ei tea, mida iganes ja siis väikestel lastel on siin juba väike selline klomp nagu püsti. Ja siis mul tekkis küsimus, et kas on mingit teemat, mingisugust, mis sulle ei meeldi, millest sa rääkida ei taha või mida sa ei tea? Ei, ma räägin kõikidest teemadest. Minu poole on igasuguste teemadega näiteks pöördunud, milles ma võib-olla pole nii, vaata.
Need on intiimsusega seotud teema. Miks mu naine ei saa orgasmi või midagi sellist? No rääkige omavahel, miks su naine ei saa, kust mina tean, issand jumal. Ega ma pole su naine, ma ei tea tema keha ehitust, ma ei tea sinu keha ehitust, sinu bioloogiat, tema bioloogiat, kuidas ta elab, kuidas sina elad, mida sa sööd, kuidas sa magad. Ma ei tea neid kõiki pisiasju, kust mina tean, mis teie vahel toimub. Ma ei tea, tead sa, asi on selles, et väga paljud inimesed ootavad minult, et ma vaataksin tulevikku ja ütleksin, mis mind ootab konkreetselt. Aga ma seletan, kuule, hea inimene, ma ei saa sinu elu vastutust enda peale võtta. Ma ei saa sulle öelda, mis on sulle hea ja mis on sulle halb. Selleks on sul enda pea olemas. Vali seda, mis teeb sinu elu paremaks, kus sa paremini ennast tunned. Miks sa minu käest nagu seda küsid? Ma võin natuke valgustada sinu teekonda, ma võin sinu tähelepanu kuidagi pöörata natuke teises suunas, sest sa rohkem näeksid positiivselt. See on kõik, aga öelda sulle, mida sa pead valima. Aga vaata, üks selgeltnägija ütles mulle, et ma peaksin seda ja seda valima. Ma ei tea, kes see teine selgeltnägija on ja miks ta niimoodi sulle ütles, see on tema on meister, tema võib-olla arvab niimoodi, aga ei, mina sellist asja ei tee. See pole minu vastutus, jah. oota, aga siis Alex, siit praegu jutu seest tuli välja, et sul on ikkagi võime ja oskus selline kanaldada ja näha ja tajuda, mida seda inimest ootab. Jah. Et jah. Mul on vahest, vaata, ma võin näha selle inimese suunda ja millises seisundis ta praegu on, aga ma ei tohi nagu, no vaata, see, mis mõjutab inimese vastutust, valikuid ja otsuseid, on ju. Ma ei saa seda öelda, et mida sa pead selles suhtes nagu tegema inimesel. Näha ma võin, tunnetada ma võin, on ju. Aga kui inimene näiteks, ma võin näha ja tunnetada, on ju. Aga inimene vahest ise nagu tuleb sellele teele välja. Tead, ma tahaksin tegelikult teha seda ja seda. Mina tundsin ka seda juba ammu meie vestluses nagu alguses. Ja vot siin ma võin, kui see sulle meeldib, kui sa tahad seda teha, miks mitte proovida. Kus sa võtad, et see ei tule välja. Vot see ongi see teemon, kes ütleb, inimene midagi tahab, siis istub teemon ja ütleb, kuule, istu rahulikult ära, milleks sul seda vaja on, tead sa, raha sul, pole aega sul, sa ju käid tööl, milles probleem nagu on ju. Istu pepul sirgelt ja ära mölise siin on ju, tema tahab midagi ei taha sa midagi on ju. Vot see on, vaata, vot siin tuleb natuke nendest kahtlustest võib ju nagu natuke inimest aidata ja puhastada teda selles mõttes, miks sa usud selliseid lolle jutte. Sinu mõistus sulle jagatab ja sina usud. See on nii põnev. Täna mul oli ka vestlus ühe kliendiga ja siis mina vaatan numeroloogilist kaarti ja siis ka, kui ma vestlen, õigemini mina hakkan tavaliselt ise rääkima seda kõik, mis ma numbritega näen ja siis ka täna oli nii, arst ütles ka, et jaa, vaata, mul ka üks esoteerik ütles seda asja ja sina räägid ka nii. Ma ütlesin, et vot mina ka ei tea, mis see esoteerik rääkis, aga sinu number konkreetselt ütleb just seda. Et sa peaksid selle asjaga tegelema ja siis ma ütlesin, et väga vinge esoteerik oli, kui ta seda nägi, et selles suhtes võimas. Et mulle väga meeldib just nende numbritega näha ja see on nii huvitav. No vaata, mul on enda kaardid, ma vahest ka võtan kaarte inimestele välja, on ju. Praegu ma saan juba ilma nendeta, aga vahest inimene tahab näha kaarte, et mul käes on kaardid. No vot tahab. No okei, vaatame siis, mis seal kaardid räägivad. Eriti need on minu vanad kliendid, kes on minuga juba aastaid koos on ju ja pöörduvad minu poole ja siis nad nagu tahavad kaart. No okei, vaatame kaarte, mis nad seal räägivad. Ja siis mõned asjad kohe täitsa nagu langevad kokku. See on minu instrument on ju ja see vahest aitab, kui näiteks mina ise nagu ei ole täpselt selge nagu mulle endale nagu täpselt selge. Ja siis me vahest koos kliendiga vaatame neid kaarte, mida räägivad. Sellepärast vahest nad võivad viitada mingitele asjadele, mis pole lõpetatud näiteks.
noh, inimene ei saa müüa midagi, sellepärast vot need asjad pole lõpetatud veel. on ju, neid peab lõpetama, siis sa saad oma korterit müüa. võib-olla inimene nagu ütleb, küsib minu, ma ei saa korterit kaua müüa. aga hästi tihti see sõltub vaata hinnast, miks sa ei saa müüa, sellepärast sa tegid vot sellise hinna, on ju. ja sina loodud selle summa peale, sellepärast et selle summaga sa saad kustutada oma laenud, maksta veel seda ja seda. aga selle summaga ei saa müüa korterit, no lase natuke alla, võib-olla siis sa kiiremini müüd, on ju. ja võib-olla mõned asjad, no okei, jäävad tegemata, aga need võib-olla pole nii tähtsad. sellepärast sa ise oled selles summas kinni, sa oled juba kõik endale loonud seal, mida sa tahad, on ju. aga tegelikult asjad ei lähe nii. ja vot siin tead sa, noh, tuleb jälle taas nagu kõik istub inimese enda sees, millest ta absoluutselt. hoiab kinni ja millest ta hästi paljud hoiavad kinni, ma ei tea, mingisugustest teemadest, mis ammu juba ei tööta nende elus. ja vot sellest ma noh räägin, kuule, et lase see lahti, see enam ei ole sinu oma, see ei sobi sulle enam. ja tihti selline on suhetes vaata. paljud suhtedki lagunevad sellepärast, et naised on rohkem emotsionaalsemad ja rohkem arenenud, aga mees järgi ei jõua, tead, ja vot siis hakkavad igasugused konfliktid. ja et see, jah. sõltub jälle igast olukorrast, millega inimene pöördub minule. Milline on selline viimane teema, mitte viimane, aga milline teema on nüüd viimasel ajal selline aktiivsem, millega sinu poole on pöördutud? mul on peale meie podcast, minu poole on pöördutud, vaata, mäletad, me rääkisime sellest psühhosomaatikast ehk haiguste põhjustest. no vot selles nagu rohkem nagu võib-olla hakanud pöörduma inimesi, sellepärast nad tahavad teada aga tead sa, hästi paljud pole valmis selleks kompleksis näiteks, onju. seal ei ole ainult põhjus näiteks stress ja stress on igal juhul, onju. aga seal on veel igasuguseid tead muid põhjuseid, mida tuleks endas nagu läbi vaadata, aga inimene pole selleks valmis. ta ei usu sellesse. et tihtipeale võib olla ka nii, et sinuga võetakse ühendust justkui natukene uudishimust ja siis, kui sa näedki nagu, et kuule, oi-oi-oi, sul on seal vaja ikka päris punt asju, millega tegeleda, et kas hakkame pihta, siis võib-olla klient võib-olla, aga ei olegi valmis üldse sellega tegelema. jah, ei ole. paljud kirjutavad pärast juba, tead sa, et vot ma olen teinud, nagu sina oled rääkinud ja paremini nagu ma tunnen ennast praegu paremini. aga mõned on sellised, tead sa, et nad tulevad, noh, tead sa, mul on nii palju haigusi, eks räägi mulle. vabandust, mul on vastuvõtt, mis maksab raha ja kui sa tahad minult nagu abi saada, siis palun toime vot nii, onju. aga ma ei ole see, tead, kes pärast tekste tead istub ja kirjutab sulle sellepärast, et ahaa, sul on hea meel, et sa tahad teada, miks sul nii palju haigusi on, tead. no muidugi on inimesed, kes tahaksid mind kasutada, ära kasutada ja mõtlema, varem olingi selline, ma kui kirjutasin inimesed selliseid tekste, tead, suuri, hästi mahukaid ja nüüdseks ma olen mõistnud, et see on, tead sa, töö ei kuhugi. mida ma kirjutan või tead sa, ükskord ma kirjutasin pika kirja on ju talle ja siis ta kirjutab, see pole minust. aga sa ju ütlesid enda diagnoosi mulle, on ju. ma tegelesin selle, see pole minust, no okei. ja nüüd ma selliseid asju enam ei tee. ehk siis üldjuhul sa teed nii, et sa siis pigem vestled Messengeri videokõne kaudu. ja muidugi ja me siis vaata inimene, ma saan esitada küsimusi, et miks sa nii mõtled, kust sa selle võtad, vaata, me hakkame juba sellest rääkima juba, miks inimene ja vahest tulebki, et põhjust ei olegi, miks inimene on sellest kinni. tont teda teab, miks ma olen sellest kinni, vot tulengi sellest kinni ja elangi sellega terve elu, aga no nagu milleks,
et nüüd see saab ju peatada. Võib-olla sa oledki sündinud siia just selleks, et oma suguvõsas lihtsalt peatada need kõik vanad mustrid. Mm. Kas, Läbi sinu, see toimub läbi sinu. Jah. kas, kas sellist, niimoodi on ka su poole pöördutud näiteks, et kas sa saaksid minu venda aidata või minu õde aidata ja siis ta räägib selle venna või õe loo sulle kõik ära? Ei, see peab ikkagi isiklikult inimene pöörduda, vaata. Sellepärast sa ju ei tea, millised motiivid on tema ja õe vahel ehk millised suhted, vaata, sa ei tea. Ja milleks nagu ma annan mingisuguse info, ta võtab sellise info ja läheb oma õe poole ja hakkab seal midagi rääkima. Õde hakkab, mine siit oma õpetustega ja mida sa, aga mulle nägi ja ütles nii, tead sa, vot selles osaleda, seda pole vaja tekitada. Ei, kui inimesel on vaja, palun pöördu minu poole isiklikult. Aga teiste ees ma isegi ei võta ka arutada ka laste eest. Noh, vaata last. Ma võin tegelikult kaartidest nagu vaadata lapse seisundit, millise seisundit ta praegu on. Kas ta saab hakkama, ei saa hakkama, aga mitte eriti palju, sellepärast on, oleks tore, kui isiklikult laps on kaamera, kas või kaamera ees. Et jah, ainult isiklik kontakt. Vot niimoodi. Mul endal ei ole selles suhtes selline isiklik lähenemine, aga näiteks mina niimoodi ei teeks, aga kui ma seda küsisin, järelikult keegi praegu mõtles seda, mul on selline tunne. Näiteks mina ka ei analüüsi niimoodi, et ma igaks juhuks tahtsin vaata, et äkki vaatad nii ja seda ka. Ma ütlen, et sul ei ole vaja sorkida teise numbritesse, et pigem uuri ennast ise ja alusta iseendas, seepärast kui sul on suhe selle inimesega selline, järelikult sina ise trigerdad või noh, kuidagi need asjad, teine inimene ja näitas sulle neid oma nõrkusi ja muid asju. Aleksis, kuule, sul oli üks väike märkmik seal, vaata, viska silmad peale, kas sa said kõigest rääkida, mis sa mõtlesid, et võiks rääkida? Vaatame tarka raamatut. Ma võin nii kaua muliseda, sa natukene vaata seal rahulikult ja siis ma räägin, et tahtsin siis üteldagi, et kui te Aleksisega tahate kokku saada kontakti, siis vaadake palun siin video all olevasse kirjeldusse. Ma panen kõik Aleksi kontaktid ja numeroloogia teemadel siis ikka seesama numbritekeel.ee. Väike reklaamipaus. Noh, mis sa nägid seal? Mis seal oli? Kuule, suuremad asjad mul on ära räägitud, aga tahtsin veel tead niimoodi öelda, et ära luba nendel hirmudel tekkida. Veel pole midagi juhtunud. Sa oled siin ja praegu. Märka palun, mis su ümber toimub, on ju, rahulikult. Mine jaluta, mine hinga. Milleks neid hirme on jahvatada? Lihtsalt loogiliselt mõtle, milleks jahvatada seda, mis pole veel juhtunud ja võib-olla ei juhtu kunagi. Ei tule siia droonid mingisugused, lihtsalt praegu on lihtsalt muutumas maailm. Tahad sa seda, ei taha sa seda, lihtsalt maailm muutub ja õpi vastu võtma neid sündmusi, mis sinu ellu tuleb. Need on kõik sulle endale vajalikud, et vaata ennast õpetada, nagu ma rääkisin, igast situatsioonist enne olla ja nad õpetavad sind ka vastu võtma kõike. Õpetavadki sind. Ega sinu hing vaata sellisel ajal ei tulnud siia niisama vaata sellisel ajal. Kui nii võtta, ma olen oma elus tead sa 60 aasta jooksul igasuguseid sündmuseid elanud läbi. Raha muutust, võimu muutust ja ma ei tea, mis iganes, kriisid igasugused. Need on kõik läbi elatud ja kui sa oled jõudnud siia, siis see on millekski vajalik. Ja palun usalda seda, mis sinu ümber toimub. Nii peabki toimuma ja kõik toimub ainult sinu heast. Sind lihtsalt kaitstakse, võib-olla õpetatakse või kaitstakse. Vahest hea naine mõtleb, et miks ma ei saa kohtuda näiteks kena abiga, kena mehega või kedagi. Aga samas mõtle ka teises poolest, ega nüüd ära ole õnnetu selle pärast. Võib-olla Jumal sind kaitseb. Lihtsalt praegu kaitseb, et sa peadki selle perioodi üksinda olema. Õppima ennast vastu võtma, õppida hoolitsema enda keha eest, õppima hoolitsema oma meeleolu eest, oma emotsioonide eest.
vaata, sul on antud aeg olla ema ette, sa täielikult mõistaks, mis sinu elus hetkel toimub, kuidas ma saan selles kõiges hakkama saada, et mul oleks korralik ja rahulik, et oleks see stabiilsuse, sellepärast et no inimene ise saab endale selle stabiilsuse luua, ega keegi ei tule seda looma. Absoluutselt. Mul tuleb praegu tead üks selline küsimus, ma arvan, et me paneme oma butiigi varsti küll kokku, aga enne kui ma küsin, siis ma tahtsin, palun teile ka, kes te praegu kuulate meid, kommenteerige siia, pange oma tundeid üles, pöörduge Alexise poole, kui te tunnete, et tahate küsida juurde. Minu poole saab siis numeroloogia asjades uurida. Aga palun kirjutage siia küsimusi või ideid või mingeid mõtteid, mida te sooviksite, et Aleksis võiks siis rääkida, seda puudutada, seda teemat. Et see on väga vajalik, seepärast et kui sina küsid, siis keegi teine seal taga võib ka sedasama asja küsida, aga ta ei julge lihtsalt kirjutada. Siis vot ma küsin su käest sellist asja, kui tihti oled kokku puutunud sellise teemaga näiteks, et lapsi ei ole, et on täiskasvanud inimene ja seal ütleme seal juba 40, võib-olla noh, 38, 50, 60, lapsi ei ole. Miks sellised asjad juhtuvad? Ma saan jälle aru, et igaüks me ise valime. Võib-olla sul on midagi, mingit mustrit sinna rääkida või mingeid mõtteid tuleb ja samamoodi on ka see, et ei leiagi endale üldse paarilist. Mina numeroloogina näen väga hästi, mis seal kinni on, aga just kuidas sina seda nagu teed? no esiteks vaata, tihti pöörduvad ja selliste teemade poole. Ja kunagi mul oli üks naisterahvas, tead, see tuli minu juurde, siis ma veel tervendasin. Ma panin inimese selle laua peale, vaata, ja siis hakkasin teda kätega niimoodi uurima. Ma võin ka seda praegu teha, aga mul tead sa, no see ei ole nagu minu valik, vaata, see on koormandliga, see on raske töö tegelikult. Ja siis ma vaatasin ja tead, milline mõte mulle tuli, et sa pead minema sinna Pühtitsa, vaata see, kus see klooster on, naiste klooster, õigeusu seal klooster on ja seal on allikas ja sa pead sinna sellesse allikasse, vaata, ennast tead sa, noh, sukeldumise ja see on 3 korda istud ja su niimoodi, et sa pead seal käima. Ma ütlesin talle seda ja ta käis ja see aitas, tead sa. Siin on hästi individuaalne, vaata, aga siin on ka, tuleb arvestada ka seda, et ühest poolt võib-olla ise hing on valinud seda, et ma elan üksinduses ilma lasteta. Tal on vaja vot selline kogemus, just. See on ka vaata, et samas vaata, et ma õpiksin valima ikkagi ennast. Ja mul on selline olukord ja ma kogen seda ja ma võtan selle vastu. Vaata, et ei oleks süütunnet, vabaneda süütunnest, sellisest häbitunnest, selle seksuaalsusega, kõik on seal võib-olla seksuaalsusega seotud küsimused on ju, võib-olla ta ei, sisemiselt võib-olla ta üldse kardab mehi, ei kannata, on ju, mis iganes, sellega peab tegelema. Samas kõik see on seotud ikkagi armastusega. Esialgu õpi armastama iseennast, on ju, iseennast, et sa ei nõua endalt midagi. Et sa ei küsi endalt midagi, vaata, et sa ennast ei riidle endaga nüüd sellepärast, et sa ei saa last sünnitada. Võta ennast esialgu vastu ja õpi armastama ennast, see võtab aega. Aga kui sa ise ennast ei armasta, sa ei saa anda teisele lapsele armastust nii palju kui vaja on. Seega siin on hästi suur, tead, siin on hästi suur küsimus, et seda tuleb individuaalselt vaadata, mis seal sees on ja. Täiesti arusaadav. Ma kujutan ette, kui sa ütled kliendile ka näiteks, et õpi armastama iseennast, aga võib-olla ta ei saa üldse aru, mida see tähendab. Sa kindlasti ka lähened sinna individuaalselt, kui sa oled juba rääkinud inimesega, sa saad juba aru, kust ta nagu alustama peab. Et kõigepealt alusta sellega, et pese juuksed ära näiteks. Ja vahest on nii, et ta üritab olla mugav naine oma mehele. Ta tegelikult tahab üldse teist eluviisi,
aga abikaasa tahab vot nii, et sa toimetaksid niimoodi, et sa sünnitaksid mulle lapse. aga sisemiselt sa ei taha. mm,. võib-olla sa oled orienteeritud üldse teiste asjade peale, aga siis tuleb mees lihtsalt vahetada ja kogu lugu. Nii on. tead, kui naljakas, okei okay., naljakas, üks tähelepanek nüüd tänasest jutuajamisest. sa ütlesid, et sulle ei meeldi äh,. ei, see ei ole niimoodi, sa ütlesid, et sulle lennuhirm. ja jah, mul on ka. ja siis ma mõtlesin nagu naljakas, et kuidas sa vaata see, mis sa ütlesidki, et kõva häälega hakkad iseendale rääkima. mina tihtipeale, mina küll kõva häälega ei räägi, ma kogu aeg kujutasin ette, et kuidas tõuseks üles seal püsti, kohe hakkad seal rääkima iseendaga nagu, no püsti ei saa ju tõusta, siis peavad rihmad peal olema, onju. aga ma olen tihtipeale just endale sellist lugu rääkinud, siis kui hakkab see turbulents, vaata, et okei okay, nii, Merike, mis siis nüüd on? ja kui kukub lennuk alla, mis siis juhtub? loodame, et kukub vette ja siis ma ujun sealt välja. siis ma räägin tihtipeale endale niimoodi, siis ma vaatan oma lähedasi, kellega ma reisin. Nendel ei ole mitte mingit probleemi. et saad aru, ma mõtlesin, et issand, kui õudselt saab minu aju mulle hakata mingisugust juttu rääkima nagu ja nii, et ma täitsa usun ka sellesse. on olnud selliseid, ma arvan, siis sul on sama lugu, et vaata kõik see, needsamad paanikad ja kogu see, mis me oleme nüüd täna rääkinud, ongi see, äh, et ärge uskuge seda, mida teie aju teile kogu aeg ette delegeerib, seepärast et ta räägib nii kiiresti ja ta räägib vahepeal nii sellist jama juttu, et on lihtsalt tuleb vahepeal nii nagu sa ütlesidki, Aleksis, et hingata, õue minna, hakata otsima ruumis mingit rohelist värvi asju. nii kui sa ütlesid ka, et otsi rohelist asja, ma mõtlesin, et issand, mis ma näen, roheline kott on. ma mõtlesin, et issand, roheline kott, miks mul roheline kott on? mulle ei meeldi selline kott. et nii armsad nipid, et võta kokku, kuule nüüd 10 lausega see lugu, mis me täna siin rääkisime, mis sa soovitad siin rahvale? ikka tegeleda endaga, vaata ärevust ei saa ravida antidepressantidega, mis sulle kirjutab arst. Mm. sellepärast ei saa välise asjadega ravida seda, mis on sul sinu enda sisemises universum. siin esialgu teekorda antidepressantid, sellepärast sa hakkad vastutuse ka antidepressantidele panema, et nende niimoodi ei tööta, et need mulle ei kõlba, et nad mulle ei sobi, võib-olla võtaks midagi muud. see pole see. proovi eraldada ennast nagu sellest paanikahood ja ärevusest ja sellest nagu välja viia, selleks hinga, tee harjutusi, ma ei tea, masseeri ennast, nagu ma ütlesin, kõrvu Mm. ja kõrvad, pead, võid isegi närimus siin, needsamused närimuslihased natuke masseerida, vaata. kõik see valmistas mind ette, et see vereringlus hakkaks. ja veel, millest ma unustasin rääkida, mis on hea. vaata, kui sa näiteks sõidad autos ja järsku sattusid ummikusse, tead sa, ja sul hakkas ärevuse hoog, kuidas ennast aidata? kui see on talvel, väga tore, jookse autost välja, mine võta lund ja hakka kohe oma nägu hõõruma, see kohe aitab sul ärevust. või siis, kui sa oled kodus, siis võta see jäätükk, pane suhu ja siis seda mämmuta nii kaua, kui ta sulab sul suus. või selle tükiga võta ja hõõru siin enda seda tagumist külge, oma kaela tagumist külge. no sellised asjad, et leia endale see sobilik, mis sind aitab, vot just eraldada sind nagu sellest ärevust, sellepärast ärevus pole sina. sina oled siin ja sellega tuleb tegeleda. vaata, sinu elu on sinu enda kätes. seega pole vaja loota asjadele, mis tulevad väljaspoolt. sina iseendal olemas ja aita iseennast. täpselt nii. ma olen täpselt sama meelt, mul tuligi meelde, et esimest korda, kui ma kokku puutusin lennukihirmuga, siis seal oli üks väga kihvt töötaja, kes pani mulle jääkuubiku siia peale ja siis ma mõtlesin, et issand jumal, et miks tal must kahju ei ole. aga siis ta lihtsalt hoidis seda jääkuubikut ja siis patsutas õla peale ja ütles, et nitšivo, brat, kõik on väga hästi. sõidame edasi ja siis ma mõtlesin, et sõidame edasi. sõidame edasi, mis sa jonnid siin, kuule, suur tüdruk.
ja noh. et väga hea tähelepanek just, et need mõtted mujale, ehk siis ka jagage jälle oma nippe, et me ju Mhm. kõik ise mõtleme need asjad välja ja hoiame kokku ja aitame üksteist ja aitäh, Aleksis, et Mhm. sina aitad oma mõtetega ja üleüldse, et sa võtad inimesi vastu ja aitad neil sammukese endale lähemale. Mhm. aitäh, kallis naine. aitäh teile ka kõikidele. ma olen nii tänulik teile, et te mind kuulate ikkagi pärast kirjutate mulle ja küsite midagi, see on hästi huvitav, jah. mina olen ka tänulik kõigile. aitäh meile kõigile, et me oleme olemas. Mhm. okei, tšau, tšau ja kohtumisteni. ja kohtumiseni. tšau.